Kui sa külastad mõnda Kaitseliidu malevat või satud Kaitseväe linnakusse, siis tõenäoliselt esimesed, kellega sa seal kokku puutud, on valveüksuslased. Kes on valveüksuslane? Valveüksuslane on Kaitseliidu valveteenistuse töölepinguline töötaja, kelle ülesanne on siis valvata objekte. Ja mida see valve tähendab, on siis see, et kõigepealt on vaja jälgida, mis toimub objektil, mis toimub objekti ümbruses, ja lisaks, kui on vajadus, kui on mingisugune situatsioon, siis tuleb sellele situatsioonile reageerida. Kuidas saada valveüksuslaseks? Selle jaoks tuleb siis kandideerida valveteenistusse ja läbida valveüksuslase erialakursus, ja see on ka see, kus me praegu siin oleme. Valveüksuslase erialakursus koosneb siis erinevatest õppeainetest. Kõige olulisemad või suuremad teemad on seal kindlasti meditsiin. Meil on relvaõppe, siis nii püstoli kui automaadi ja lisaks siis loomulikult ka seadusandlus ehk siis mille alusel, kuidas me üldse tohime tegutseda ja mida me tegema peame. Ja lisaks nendele on siis veel ka erivahendid ehk siis me õpime kasutama ka käeraudu, teleskoopnuia, gaasi ja kõike siis seda, kuidas kaitsta neid valvatavaid objekte. Valveüksuslase erialakursus kestab meil 7 päeva, hakkab pihta laupäeval ja kestab siis kuni reede õhtuni. Ja kui valveüksuslase erialakursus on läbitud, siis sellega väljaõppe veel ei lõppe, ehk siis edasi tuleb minna juba konkreetse objekti peale ja läbida ka objekti põhine õpe, ehk siis seal juba räägitakse konkreetselt, kuidas antud objekti peal valve käib, tutvustatakse dokumentatsioone, tegevusjuhendit, et valveüksuslane teaks, mida, millal, kuidas ta tegema peab. Lae ja pane valmis! Lae ja pane valmis! Kui see, mida sa siin videos nägid, pakub sulle huvi ja kui sa tahad liituda valveteenistusega, kui sa tahad saada valveüksuslaseks, siis mine Kaitseliidu kodulehele, otsi sealt üles valveteenistus ja võta meiega kindlasti ühendust.